Attention. Probleemivaba start on saanud oma õiguse ja siin siis hetkel number 8 külalisvõistleja Leedust Jonas Urbanjevitšus on sõitu juhtima läinud ja juba päris teravalt kohe stardi kiirendusega ennast ette saanud ja tema järgmised jälitajad Robin Hunt masinal 7 ning ka Sebastian Orav, keda siis praegu näeme 3. positsioonil, aga võib küll öelda, et juba esimese 200 meetriga on esikolmik teistelt märkimisväärselt eest ära saanud. Kas sellesse mängu suudavad sekkuda ka veel Oliver Hanson, kes istub aparaadil 13 või mõned teised tegijad sealt, näiteks Laur Oras masinal 4, aga ka miks mitte Walter Šejans samuti, kes siis sõuab masinal 6, aga väga hästi liiguvad ka Janis Eglais, kes on lätlane, külaline siis meil siin ja masinal 10 ning Emil Šniks-Donovs masinal 11 ka on näitamas tugevat taset. Sõit läheb omasoodu ja nüüd on jäänud kõigest 600 meetrit, varsti jõutakse poole distantsi peale ja seda sõitu on leedulane väga selgelt juhtimas. Sebastian Orav on oma positsiooni hakanud ka vaikselt parandama ja näeme, kuidas praegu aparaat number 9 seal virtuaalsel ekraanil ka liigub ja aparaat 7, mida juhib Robin Hunt, on ka jätkuvalt medalimängus sees. Kas aga Jonas Urbanjevitšus suudab nüüd oma edu kaitsta, kas ta suudab Sebastian Oravu rünnakule vastata, on sõita jäänud veel üksjagu palju, 400 meetrit on nüüd lõpujooneni minna, see ei ole veel finišispordi alustamise aeg, tõenäoliselt noorte jaoks finišit tavaliselt hakatakse seal 200 meetri pealt tegema, muidugi see on väga individuaalne, aga veel on minna 350 meetrit, see võib olla kannatuste rada. Ja siin siis näeme, kuidas Jonas Urbanjevitšus on sõitu juhtimas, Leedu külaline on masinal number 8, aga Sebastian Orav läheneb ja Orava tempo on praegu märkimisväärselt kiirem kui siin leedulasel. Muidugi noortel ka siin see tempo kõigub päris kõvasti, arvuti ka võib näidata seda teatud sellise viitega, aga jah, tõesti, Sebastian Orav on võtnud praegusele liidrile Urbanjevitšusele märkimisväärselt lähemale ja kas see tähendab seda, et viimasele 150 meetrile minnakse juba täiesti nina-nina, see ei veel mitte. Veel on Jonas Urbanjevitšuse paadi nina sellel virtuaalsel ekraanilõuendil eespool, aga Sebastian Oraval on jäänud 100 meetrit veel sõuda. Kas nüüd see 6-meetrine kaotus, mida arvutiekraan praegu näitab, on maha sõidetav, see nüüd juba sõltub mõlemast mehest, 50 meetrit on jäänud, aga leedulane on tugev mees, number 8, 9 siin praegu ka kaamera jälgib, 9 Eesti mees Sebastian Orav, 8 aga Urbanjevitšus ja napp võit siin leedulasele 3.24,8, 3.26,3, väga ilusa sõidu teinud Sebastian Oravale ja võistluse 3. Oliver Hanson 3.32,4, väga põnev sõit, igal juhul nägime Leedu-Eesti maavõistlus siin praegu, küll pidime alla jääma, aga siiski Sebastian Oravalt märkimisväärselt ilus sõit. Ja siin on mõned noored veel tõmbamas, kui see sõit saab läbi, siis taas kavas autasustamine ja seda juba siis 17.35 ja viime läbi selle D ja C klassile vanuses kuni 12 ning 13 ja 14 ja seda siis ka juba mõne minuti pärast. Ja kui autasustamine läbi saab, siis oleme jõudmas järgmise põneva sõidu.